ka nüüd liitub meiega rohkem rahvast. Nimelt saab seda jälgida hiljem video vahendusel ja kaamera peale läheb see asi. Nii et olge õnnistatud ka teie, keda praegult ma ei näe, teie mind näete, aga ühte ma tean, et Jumal näeb kõiki meid, nii siin kui teid kodudes, võib-olla haiglates, võib-olla kuskil ka vanglates, võib-olla kõik, aga Jumal on hea ja tema heldus kestab ikka edasi ja igavesti. Ja tahan jagada seda jõulusõnumit ja ütlen nii palju ette, et mul ei ole kõige kergem selle jõulusõnumiga ja mitte esimest korda, sest põhiliselt ikka jõulude jutluse peab pastor pidama, nagu kombeks on kuskil, kuigi ta nüüd päris nii ei ole, on ka teised. Ja kuuldes, see on nagu sissejuhatav osa praegu, see veel ei ole see jutlus otseselt, teema on teine, piiblist muidugi. Aga nii palju neid jõulusõimeid ja laatasi ja ikka seda jõululaps ja igas raadios, pereraadios ja Vikerraadios ja ikka küll oli kenad kuusepuud ja muud puud ja jõululapsed ja sõimed ja siis tekib niisugune, ärge nüüd valesti keegi aru saage, et ma olen hakanud Jumalat pilkama või midagi, ei, mitte seda. Aga tekib mingis määral raskus, et mida sa veel räägid siis, Jumal hoidku, kõik ju teavad seda. Kõik teavad, kuidas ta sündis, millal ta sündis. Ette on tehtud kõik ja mida sa siis räägid? Me kuulsime jõuluevangeeliumi, nii ta on, eks ole. Paljud on ise lugenud seda. Ja Jeesus sündis seal ja laudas ja nii edasi. Nii et see ei ole kerge teema, ma ütlen teile. See ei ole kerge teema. Rääkida võib, muidugi võib seda, kõik sõimed on omal kohal ja kõik nii ta oli, ega see vale ei ole. Aga kui inimesed kogu aeg seda kuulevad ja isegi tuleb mõte teinekord, et mis nad enam sinna jõuluajal kirikusse lähevad, nad ju kõik teavad seda. Neil on juba nii palju räägitud ja kuuldud ja me teame ja ikka. Aga see on traditsiooniks jäänud ja nüüd ma ütlen tõsise asja. Ja see on kurvem, kui sa lähed kirikusse jõulude ajal lihtsalt mingi asja pärast. Et venelane ütleb hästi tak položena. Nii on ette nähtud. See on ette nähtud. Jõulu, kirik. Lähen kirikusse, pärast söön verivorsti ja pits viina ka peale või rohkem veel ja see on tavaline, eks ole, niisugune asi ei ole midagi uut siin. Ja nüüd proovi inimestele siis midagi uut siin välja tuua. Aga Jumal aitab. Jumal aitab. Ja loomulikult ma olin ka Jumala ees, kui ma teadsin juba ammust on ja Jumal andis mulle teema, mida ma tahan teiega jagada. Ja huvitav, et ma ei tea, kas panna selle jutluse pealkirjaks, aga see lause mulle tuli, ma selle kuulsin. Peale mul oli niisugune aasta tagasi oli infarkt. Järsku oma teada oli süda korras eluaeg, terve olnud, pole haige olnud. Ja oli väga raske infarkt. Sellest sai nüüd mõned päevad tagasi aasta. Ja siis ma kuulsin kuskilt ühte lauset hiljem, sest mul oli pikka aega, ma olin küllaltki kauga haiglas olin, kus ma seda kuulsin, aga mitmed nii arstid isegi ütlesid seda, et teile on kingitud elu veel, sest see praktiliselt süda oli juba ei saanud enam verd, see oli kinni, soonet seal
opereeriti hommikul kell 5 juba soone kaudu seal tehti. Ja see õnnestus, arst ütles, et see kirurg, et kui kätte ei saa, siis oleks olnud kiire lõpp. Aga Jumal andis aega. Jumal andis aega ja läbi mitme suu ma olen kuulnud seda. Ja vaat üks lause mul kuskilt ma kuulsin seda ja ma kirjutasin selle üles ka siia oma jutluse alguseks selle. Vaatamata sinu eale, tähendab vanusele või nii, vaatamata sinu eale võib elu kõige parem osa ees olla. Ja vaat see pani mind mõtlema kõigepealt, vaatamata vanusele, vaatamata olukordadele võib kõige parem osa ees olla. Me ei tea, milline see osa on, me ei tea, kui kaua see osa kestab kellegil. Võib-olla see kestab pikemat aega, võib-olla see kestab ainult mõne päeva ja siis on lõpp. Jumal teab. Mina ei muretse selle pärast. Aeg antud elada, aeg antud surra, kunagi oli väga hea romaan üks niisugune. Praegult on aeg antud elada ja teenida Jumalat. Ja nüüd edasi te saate aru, kui ma lähen jutluse sisse, et see puudutab ühte meest seoses Jeesuse sünniga. Et sellist asja küll ei ole täna, et me Jeesusest ei räägi või väiksest Jeesusest või paigast, kus ta sündis ka ja ikka tuleb seda jutuks. Aga natuke me kuuleme midagi siia juurde võib-olla, mida me ei ole, ma ei ole eriti kuulnud seda jutlustavad. Nii. Vaadake, kui Jeesus esitati templis, siis oli kord selline, et iga poeg laps, kes on ema esmasündinu, loetagu pühitsetuks issandale ja tuua ohver, nagu issanda käsuõpetuses on öeldud, paar turteltuvi või 2 muud tuvi. Ja seda tehti templis, kui laps oli väga väike. Siin oli päevade küsimus, seal olid ka juudi kommete kohal need ümberlõikamised ja niisugused asjad kõik. See kuulus selle kõige juurde. Ja ega Jeesuski siis lapsena nüüd ta oli sündinud, me ei räägi enam, et ta hetkel ei olnud sõimes kuskil, ta oli ema süles, kui nad läksid templisse. Ja loen Luuka 2. peatükist 25. salmist edasi siit. Ja vaata, Jeruusalemmas oli mees, Simeon nimi. See mees oli õige ja Jumala kartlik ning ootas Iisraeli troosti ja püha vaim oli tema peal. Ja temal oli püha vaim ilmutanud, et ta ei näe surma enne, kui ta on näinud issanda võitut. Parem osa oli ees selle mehel. Ma lihtsalt. Vaadake, siin ei ole pikka juttu sellest mehest. On öeldud, ta oli õige, ta oli Jumala kartlik ja ootas Iisraeli troosti ja püha vaim oli tema peal. Ja püha vaim oli ilmutanud, et ta ei näe surma enne, kui ta on näinud issanda võitut. Võitu tähendab heebrea keeles messia, kreeka keeles Kristus. Enne ta ei lahku siit, ta oli elatanud mees, kui ta näeb seda. Ja püha vaimu sunnil ta tuli püha kotta. Ma rääkisin,
selle loo sellest arsti lapselapsest, püha vaim andis öelda, püha vaim annab teha, püha vaim annab märku, kui vaja on, ütle nii, räägi nii. Samamoodi see Simeon tuli püha kotta, püha vaimu, ütleme, juhtimisel, püha vaimu suunamisel. Ta tuli püha kotta. Ja samal ajal Jeesus, see lapsuke toodi sinna, kes oli ema süles. See Simeon, meil ei ole siin mingit tiitleid lugeda kuskilt, et ta oleks. Kui me teame, et enne kui Jeesus sündis, siis edasi olid targad, kes tulid teda, hommikumaa targad, tulid kummardasid Jeesust, tõid kallid asju, mürri, kulda. Nimekad mehed, kes läksid ka kuningas Herodese juurest läbi. Aga oli Jumala kartlik mees Simeon, kes ootas Iisraeli troosti ja ilmselt ta oli ka eakas ja vana juba, nii et ta oli kindlalt saanud teada, enne sa ei lahku siit ilmast, kui sa näed Kristust. See oli tohutu, kui me mõtleme nii, niisugusele mehele Jumala poolt antud selline teade. Enne sa ei sure, kui sa näed Kristust. Ta ootas seda, ta elas selles. Ta oli Jumala kartlik mees. Ja kui Jeesus laps nüüd ema süles sinna templisse toodi, siis on öeldud 28. salmis, siis ta võttis, tähendab see Simeon võttis tema sülle, kiitis Jumalat ning ütles, Issand, nüüd sa lased oma sulase rahus minna oma sõna järgi, sest mu silmad on näinud sinu päästet. Ma tahan rõhutada seda eriti. Ma ei usu, et Maarja oma lapsukest Jeesust igale ühele sülle annab seal. Seda ei tee praegult emad nii ega. Aga kui Jumal oli seadnud kogu selle asja nii, siis juhtus see. Ja ta võttis Jeesuse oma sülle, see vana Simeon, kellest me ei tea palju midagi, kes ei olnud ei rikas, ei kulda, ei viirukid midagi, aga püha vaim oli tema peal. Ja ta võttis selle lapse oma sülle, ta õnnistas seda last. Ja ma loen edasi, mida ta ka ütles. Aga kujutage nüüd ette, Jeesus, ta oli inimlaps, aga Jeesus oli Jumal. Jumal. Simeon hoidis oma kätel Jumalat. Kas see ütleb midagi meile? Teine asi on veel, me teame ristija Johannes, kui ristija Johannes, Jeesuski nimetas teda suuremaks inimlaste seast, tema ristis Jeesuse. Ristija Johannes ristis Jumala. Simeon templis hoiab seda väikest Jeesus last oma käte peal ja õnnistab teda. See on midagi sellist, mis paneb meid mõtlema sügavalt, kuidas Jumal seab asju, aga see ei olnud ainult mitte lihtsalt selle lapse õnnistamine, aga ta edasi, kui me loeme siin, kui ta ütleb, Issand, nüüd sa lased oma sulase rahus minna oma sõna järgi, sest mu silmad on näinud sinu päästet.
mille sa oled valmistanud kõigi rahvaste nähes valguseks, mis peab ilmuma paganaile ja au hiilguseks oma rahvale Iisraelile. See on profeteering. Ta profeteeris seda ja sellest on ka prohvet Jeesaja oma 8. peatükis kirjutanud. Ja tema on pühamuks, pahanduskaljuks mõlemaile Iisraeli kodadele, lõksuks ja püüdepaelaks Jeruusalemma elanikele. See on öeldud Jeesuse kohta juba prohveti sõna kaudu. Jeesus ei tulnud siia maailma mitte, ta armastas inimesi, ta tuli rahu tooma, rahu rääkima, aga ometi tema sõnad, see, mida ta kuulutas, oli selline tõde, mis alati pani inimesed valiku ette, kas koos Kristusega või ilma temata. Ja seesamane, et ütlemine siin valguseks, mis peab ilmuma paganaile ja au hiilguseks oma rahvale Iisraelile. Valguseks paganaile. See on Simeoni poolt prohvetlikult antud selline asi Jeesusega kaasa, mida ta kuulutas templis kõik. Ei olnud ju need pühakud, need ei olnud need suured vaimulikud kõrgete tiitlitega, vaid üks lihtne, jällegi me näeme, kuidas Jeesuse töös oli kasutatud lihtsaid inimesi, küll olid nad kalurid, olid lihtsalt mingid karjased, kellest me ka teame siin, aga ka Simeon, lihtne mees, ja temast ainult nii palju on teada, aga see ütleb enese eest ka väga palju. Ta oli õige ja Jumala kartlik ning ootas Iisraeli troosti. Tähendab, ta ootas seda, mida praegu kristlaskond ootab siin maa peal. Kristlaskond ootab Jeesuse Kristuse teist tulekut. Me ootame. Samamoodi Simeon, ta ei kartnud mingi surma seal, et nüüd sureb ära, kui ta oli juba teadlik sellest, kõik ette valmistatud. Kõige tähtsam asi oli, et ta täitis oma ülesande. Ja nii nagu ma ütlesin, et see elu parem osa, mis kindlasti Simeoni osas võib öelda 100%, et see oli tema elu kõige parem osa, mis sai olla üldse. Et Jumal andis talle sellise asja enda suhtes, võib öelda, hoida seda last kätel, õnnistada ja teate, see kätel hoidmine õnnistamisega on suur asi. See on väga suur asi. See isiklikult, kui selline, olgu ta templiteenistus, olgu ta kuskil kodus, võin ka ühe näite tuua, samamoodi oli jällegi haige üks vastsündinud laps ja praktiliselt arstid ei andnud mingit lootust, ta üldse toitu ei võtnud midagi ema käest ja täitsa sinine oli juba ja oodati iga päev tema lahkumist. Ja need on pastori perekond, Lõuna-Eestis elavad usklikud inimesed, palvetajad inimesed, meie head tuttavad, oleme seal käinud jutlustamas ja nad helistasid ja palusid eest palvet. Me rääkisime palvest. Usaldame Jumalat, Jumal teeb suuri asju. Et palvetage ja Jumal näitas mulle pildi vaimus. Ja ma andsin selle edasi. Ma ütlesin, kogunege nende majas
seal on üks niisugune palvetuba, kus nad palvetavad, ma ütlesin, minge sinna kokku ja võta see väike vastsündinud lapsukene, kes oli eluvaimu, õieti tal sees ei olnud. Ja ma ütlesin, anna selle oma isa kätte. Isa on pastor ka seal kirikus. Ja las ta tõstab selle Saaremaa mees, isa on ka niisugune pikka kasvu mees, tugev mees. Ma ütlesin, anna isa kätte, las isa tõstab selle väikse lapse pea kohale üles ja andke ta Jumalale üle. Andke ta Jumalale üle. Ma nägin seda, nagu Jumal näitas seda pilti ja ütlesin edasi jälle, samamoodi telefoni teel. 100 kilomeetrid eraldavad meid. Nad tegid seda seal. Laps sai terveks, täielikult. Tänase päevani ta on edukas õpilane, teeb sporti ja kõik, seda on 10 aastat tagasi. Aga see on jällegi kuidagi sülle võetud ja Jumalale üle antud. Vaim andis teada seda. Seesamane vaim andis Simeonile teada, et minna templisse. Püha vaim juhtis teda. Ja ta profeteeris ka kõike seda, mida Iisraeli ees ootas. Ja edasi, kui me loeme siin, ta isa ja ema panid imeks, mis temast räägiti. No nii palju ma ütlen isa kohta, isa ei olnud, eks ole, tema isa, sest kui natuke edasi vaatame siit, kui Jeesus oli juba 12-aastane ja templis oli, kui teda otsiti taga, kui käidi ka templis seal, nagu komme oli iga aasta, ja siis Jeesust ei leitud, läksid seal teekäijate hulgast tagasi tema ema ja Joosep, tema siis, ta ütleb siin nii, miks te mind otsite, eks te teadnud, et ma pean selles olema, mis on mu isa oma. Ta oli siis 12-aastane. Ma pean selles olema, mis on mu isa oma. Isa oli kõrval. Joosep ei olnud ta isa. Jumal oli ta isa, eks ole. Ma pean selles olema. Jeesus siin templis isa ja ema panid imeks, mis temast räägiti. Ja Simeon õnnistas neid ja ütles Maarjale, tema emale, vaata, see tähendab Jeesus, see pisike, kes oli seal, on seatud langemiseks ja tõusmiseks paljudele Iisraelis ja tähiseks, mille vastu räägitakse. Langemiseks ja tõusmiseks paljudele Iisraelis. Täpselt samamoodi võib öelda langemiseks ja tõusmiseks paljudele Eestimaal ja üldse maailmas. Me näeme, kuidas inimesed teevad oma valikuid ja vastavalt ka valikutele tagajärjed on. Igal asjal on oma tagajärg. Tuleb see kohe, tuleb ta hiljem, aga võimalus on ka mitte langeda, eks ole. On kirjutatud ka tõusmiseks paljudele Iisraelis. Tõusmiseks. Ja meil ongi selle lootuse peal, me elamegi, et Kristusest tõusta kõrgemale. Ma olen toonud mõned näited või siin, et see on see Jumal, kellega see ei ole mingi muinasjutt siin. Eila mulle helistati ja öeldi, võib-olla tuleb üks telesaade, mitte kristlikus teles, kus tuleb rääkida tervenemistest ja asjadest. See ei ole küsimus. Need on kõik arstide poolt teada ja toimunud ja dokumenteeritud. Ja kui Eesti rahvas on juba huvitatud nendest asjadest, kuidas Jumal hakkab tervendama, siis see on hea näit. See juba näitab, et pimedus hakkab kuidagi hajuma ära, inimesed hakkavad juba tõde tundma ja märkama midagi. Ja tõusmiseks, see on paljudele tõusmiseks, langemiseks ja tõusmiseks.
langemine on kurb asi, aga Jumal on selgelt andnud meile teada, mis meie ette on pandud juba Vanas Testamendis, õnnistus või needus, elu või surm, vali elu. Jumal on pannud inimese ette selle ja inimene peab valiku tegema ise. Tema ei tee meie eest, ei minu eest samamoodi, ta ei tule tegema valikut. Teatud olukorrad, asjad tuleb teha valikut ja kui me ei tee seda valikut õigesti, siis Jumala kasuks, siis on juba teine jõud, kellele sa avad ukse ja kes sinuga tegutseb edasi. Ja Maarjale, Jeesuse emale, ta ütleb nii, Simeon ikka, ent sinu omastki hingest peab mõõk läbi tungima, et saaksid avalikuks paljude südamete mõtlemised. Poolas mitmetes suurtes nendes katedraalides on Jeesuse ema pilt või skulptuur, kus mõõk on läbib tema südame kõik. Ja see samamoodi Simeoniga, nagu Püha Vaim talle oli ilmutanud, ta ei näe surma enne, kui ta on näinud issanda võitu. Ta ei kartnud seda surma, ta teadis seda, et see ootab ees. Aga ta elas ühes teadmises, ühes elus, et midagi on palju paremat, midagi on palju võimsamat, millega ta kohtub, mida ta teeb, sest see oli antud Jumala poolt, Püha Vaimu poolt. Ja kui sul on antud Püha Vaimu poolt teatud asjad, see, kes saab selle asja, ta tead, et see on Jumala Vaimu poolt antud. Sa tunnetad selle ära lihtsalt. Ja sa väga hästi tunnetad ära, kui see ei ole Jumala Vaimust. See on üks kõige lihtsamaid asju, mis on mulle meelde jäänud ja mida ma ka praegu kordan veel. Et vaadake, kui sa teed midagi, millest Jeesus ei saa osa võtta, Jumala Vaim annab sulle kiiresti teada, kui on teatud otsused sinu elus, võib-olla teenistuses ja sa pead otsustama midagi, siis mõtle selle asja peale. Seesama Jeesus laps, kes oli seal niimoodi templis, kes oli Simeoni süles, kes ema sai teada ka tegelikult kurva asja. See pani teda mõtlema, see on kirjutatud, et sügavalt mõtlema. Ja me teame seal risti all olles ja seda enam, et ka Jeesuse ema oli 4 pühapäeval oli ka ülemises toas, sai osa sellest Jumala Vaimuga täitumisest, ristimisest. Ta oli igatpidi, oli jüngritega koos ja ta teadis ka, et midagi sellist ootab ees, mis väga, emale oma poja selline kaotamine ja ristisurm ja kõik, see oli ikkagi väga raske oli. Aga see oli ette öeldud. See oli juba ette öeldud, profeteeritud talle. Aga see, mis ma tahtsin öelda, on see, et kui meie oleme teatud asjadega seotud või on midagi ees, siis mõtle lihtsalt selle peale, kas Jeesus võtaks selle teost osa koos sinuga. Kas ta saab seda teha? Kas ta saab seda teha?
Mul oli jutuajamine ühte koguduse juhtidega ka aastaid tagasi, kus maksti ümbrikupalka. Ja ma küsisin, kas te loodate, et Jumal õnnistab teie kogudust, teeb kõike head seal, mis piiblis on kirjutatud, kui te varastate riiki. See pani mõtlema. Jeesus ei läheks kaasa sellega. Mitte iialgi. Kui sinul on ees teatud asjad, katsu läbi need alati ja mõtle selle peale. Kas Jeesus oleks sinuga koos selles, kas ta toetaks seda või ei. Ja tea seda, et nii nagu Jumal on vaim, ka hingevaenlane, saatan, Beltsebul, kuidas me teda ka ei nimetaks, on ka vaim. Ja kui Jeesus ei ole sinuga koos teatud asjade juures, mida sa teed, mida sa oled, siis tead, et keegi teine on seal. Sa ei ole tühjaks jäetud nii-öelda. Sind juhib keegi teine. Ja see teine juhib juba kindlasse mitte heasse paika. Sellepärast, et Jeesuse kaitset ei saa seal olla. Sa oled avanud nii-öelda ukse või tee sellele teisele jõule. Vaimne jõud. Kui palju ma kuulsin vanglas töötades meeste käest, rasked kuriteod olid, et ma ei tahtnud teha, ma ei mõelnud seda üldse. Aga mingi jõud minu seest, lihtsalt ma ei saanud enne rahu, kui ma pidin selle tegema. Ma ei saanud rahu. Ja vaat see on see jõud, mis toimub, aga kohe ma ka lõpetan. Aga Jumal on niimoodi seadnud selle elu. Ta lasi oma pojal sündida Maaria kaudu, nii nagu piibel täpselt räägib. Täna jutt oli ühest mehest, kes oli nagu, kellest pole võib-olla palju räägitud, aga kui me kuulsime praegu seda, kuidas ta süles hoidis praktiliselt Jumalat, kuidas ta profeteeris tema emale, profeteeris Iisraeli rahvale kogu selle tuleku. Siiamaani see kestab, kallikesed. See, mis Iisraelis toimub, siiamaani kestab. Ega siis me oleme ka käinud seal ja ka proovisin kuskil Jeesusest rääkida ja ei, ära üldse välja tule sellegagi. Rahvas messiaanlikke juute on vähe. Rohkem on neid, kes veel ei ole vastu võtnud Jeesust oma päästjaks, vaid ootavad ikka Messiast. Nad ootavad. Aga Messias tuleb ja ta tuleb juba mitte enam sellisena, nagu ta siis tuli. Ta tuleb kohtumõistjana. Nii ütleb piibel meile. Ja sellepärast Iisraelis toimub täpselt see, et need erimeelsused siiamaani kestab. Ja paljud käivad seal reisimas ja selle maa ilu nautimas ja ka seotud paiku Jumalaga, mis on olnud kõik. Aga mida Jumal ootaks seal? Kõige rohkem, et kui need inimesed saaksid just Jeesuse poole pööratud, et Messias on sündinud, Messias on tulnud, ta on kannatanud, ta on surnud, ta on üles äratatud 3. päeval, ta elab, Jumal on vaim
ja Jumala vaim on praegult siin. Jumala vaim juhib, Jumala vaim annab rääkida neid asju, mitte mingi väljamõeldud asjad, aga seda teeb kõik Jumala vaim. Ja hea sõnum ja rõõmusõnum on see, et meile on tõesti sündinud päästja. Sündinud üks, jõululaps võime teda nimetada kõik, aga ka see jutlus ütleb seda, et Jumal valis rohkem niisuguseid, ütleme, lihtsaid inimesi, kalureid ja kõike teisi, kelle kaudu ta sai töötada edasi. Ja nagu see Simeongi, vaatamata sellele, et ta teadis, et tema elu sellega lõpeb, see maine elu lõpeb, aga ta ootaski seda lõppu. Ta ootaski seda, sest ta teadis, et midagi paremat on ees. Andku Jumal meile ka ühte lootust ja ootust südamesse, et me võiksime, et usaldada, uskuda, et see ei ole legend mingist jõululapsest, see on tõsi elavast Jumalast, kes nii sündis, kes nii elas, kes nii kannatas, kes suri ja kes tõusis üles. Ja. Lõpetan sellega, et kui need hommikumaa targad ja kõik tulid, siis oli täht, mis näitas neile teed Jeesuse sünnipaika. See näitas teed tarkadele hommikumaalt. Betlemm oli see paik, kuhu nad läksid. Ja võib öelda, see täht, mitte küll sellisel kujul, mis seal tarkade ees taevas liikus, vaid see täht ei ole kustunud, ma ütleks nii. See täht ei ole kustunud, vaid ta näitab samuti meile teed. Nii nagu ta näitas Simeonile teed, kes tuli pühakotta, et kohtuda Jeesus lapsega. See on püha vaim. Ja tahan öelda, et vaatamata aegadele, mis on või mis võivad tulla, siiralt ütlen teile, kallid inimesed, siin on palju, keda ma ei tunne, ei tea, näen esimest korda võib-olla nii, aga ma olles koos 40 aastat Jumala teenistuses olnud, näinud väga palju elanud, et uskuge Jumalasse, võtke tõsiselt seda. Ja see jõulud kirikutes ei ole ka ainult tõesti nende sõimelapse jõulud, vaid see on elava Jumala sünd sellisel viisil, nii nagu Jumal seda ette nägi. Ja meie elu saab ainult olla õnnelik, kui ta on juhitud Jumala poolt. Ja kui tema on sulle nõuandjaks, nagu Marianna luges ta või Adele, imeline nõuandja. Me võime nõu palju saada, aga mõne nõu võib meid väga kõrvale juhtida kõigest. Aga imeline nõuandja, see on Kristus. Ja oleme tänulikud selle eest, et Jumal on nii seadnud selle, et võime teenida teda ja oodata ka siin Eestimaal, et need ajad võivad muutuda. Ka sellest halvast võib välja kujuneda midagi uut,
mida enne ei ole olnud. Jumal on meie maad ja rahvast ka ette hoiatanud juba palju aastaid tagasi. Ja kõik see juhtus. See on kannatada saanud rahvas küllaltki palju. Aga Jumal tahab meid õnnistada ja üles tõsta sellest kõigest, nendest hädadest, et mõtleme selle peale. Jõulu peaks rõõmuaeg olema. Jah, ma olen rõõmus selle üle, et ma olen Jumala laps. Ma usun seda kõike. Aga kui sa elad paigas, kus on öeldud, politsei on praktiliselt kõige suuremad väljakutsed on perevägivallad, peksmised, naised põgenevad lastega ära. Rääkisin ühe organisatsiooniga, kus väga valus on kuulda seda, kui kodudes ei ole rahu ja see rahu andja on lükatud eemale, siis ei ole midagi head loota. Ei ole nagu rõõmu niukest, mis sa ikka rõõmustad praegu ja halleluuja, me oleme rõõmsad, et oleme Jumala lapsed, aga samas on palju kurbust. Ja vaat see kurbus panebki põlved maha palvetama, et Jumal võiks muuta seda maailma. Ja lõpetan ka üks kogudus teab, siin meil oli 7. detsembril kutsusime kokku vanglast nii palju, kui saime veel sidemeid kuskilt, kus keegi on, kõik on ju laiali läinud, need inimesed, kes olid seal karistatud, aga kes on vabaduses ja siin oli kuskil 20-30 mehe vahel olid kirikus. Ja kui lõpetasime teenistuse, siis oli nagu altari kutse, kes tahab oma elu anda Jumalale või uuendada seda suhet, siis oli 20 meest oli siin põlvede peal olid, see oli täis kõik siin vaiba peal olid. Ja teate, kui hea tunne oli, kui sa mõtlesid, et jah, sai käidud aastaid seal ja ühtlasin nad ikka minu ristipojad kõik. Aga samas, et see ei ole nagu tühja läinud aeg või töö, et Jumal on seda teinud, sest seal on tegemist inimestega, kes olid eksitatud kuradi poolt ja pidevalt selles rattas ringlesid välja tulles ja jälle minnes välja tulles. Ja kui sa näed, siin oli 18 aastat tagasi lõppes vanglatöö, vangla suleti, läksid need eurovanglad, see oli vangilaager tollal. Ja ka näha nii palju siin ja kallistada oma vahel ja jagada sõnumeid ja teades, et paljud neist on turvakodude juhatajad, pastorid, ärimehed. Ma ei mõtle mingit mahinatsiooniäri, aga tegelevad. Tean, kuulsin asju. Ja see on Jumala võit. Mitte inimese. Inimene ei saa teha seda. Inimesed proovivad teha ja parandada kõik. Aga ainult elav sama Jeesus teeb seda. Ja sellega ma ka lihtsalt lõpetan, et meil on loomulikult rõõm, jõulud on rõõmupühad, Jeesus on sündinud, on ta siis nüüd sündinud või on ta seal mõnel teisel kuupäeval. Mind see isiklikult ei ärrita ega ei häiri. See fakt on see, et ta sündis sellisel teel, nagu Piibel ütleb, ja ta sündis ka ühe eesmärgiga, et olla meile toeks, olla meile abiks igatpidi. Ja seda oleme meie tundnud oma elus.
kõik need aastad ja ka minu palve ja on, et Jumal võiks teiega samamoodi kõikidega olla teile suureks õnnistuseks ja võtke tõsiselt Jumalat, võtke tõsiselt. Jumal on see, kes ta on. Ja palvetame, tõuseme üles veel. Kallis püha Jumal, me räägime rõõmu sõnumit ja see on rõõmu sõnum, Jumal, et sa oled andnud võimaluse, et sa andsid oma elu Golgata ristil meie pattude eest, et meie võiksime saada vabaks, saada terveks nii vaimselt, hingeliselt, ka ihust. Jumal, kõik on sinu poolt, see nii korraldatud. Jumal, anna meile, anna ikka seda tahet, Jumal. Ka täna, kes on tulnud, Jumal, siia kirikussegi, Issand, tuleta meelde, kui vaja on midagi. Ja kui kellelgi on raskusi, probleeme praegult millegiga ja ta tunneb, et ei ole nagu abimeest, siis on abimees olemas. Pöördu tema poole. Kutsu elavat Jumalat appi, nii nagu see lapse isa, et Jumal, kui sa oled olemas, siis palun tee mu laps terveks. Jumal on olemas ja see inimene ei saa iialgi öelda enam, mina ei tea tema, kas ta on usklikuks hakanud või mitte, aga ma tean ühte, et ta ei saa öelda, et Jumalat ei ole, kuna ta ütles ühe lause ja selle peale midagi juhtus. Jumal tõestas oma olemasolu ja nii ta tõestab ka meile kõigile seda. Ole ainult avatud tema vastu, usalda teda, armasta teda. Küll ta ilmutab sulle ennast ja nii nagu vaja on, nii nagu sina vajad. Võib-olla see ei ole üle öö või üle hetke. Jumal teab aegu, Jumala käes on ajad. Aga olgu see jõulu täna selline, nagu ta oli, mis näitab meile, et Jumal valis ühe lihtsa mehe, Simeoni. Ei olnud tal ei kulda ega hõbedat ega midagi, mis seal nende teistel, kes tulid tähe näidul, vaid tal oli lihtsalt püha vaim, kes teda juhatas, kes talle andis sõnad, mida ta pidi rääkima. Need sõnad ei olnud öeldud siis selleks, vaid need on tänase päevani kehtivad siin maailmas. Ja need määravad meie elu tänase päevani. Aga valikut teeme meie ise. Mida me valime, kuidas me valime, kas me valime. Jumal, ma õnnistan kõike, kes on täna siin. Ma õnnistan neid, kes on meid jälginud ülekande kaudu. Jumal, sa näed ka, kellel on probleemid ka jõulude ajal. Ka meie omadest keegi haigestus järsku. Issand, sa tead tema olukorda. Praegu ma palun, Jumal, puuduta. Kallis tõde eriliselt oma tervendava käega, Jumal. Sa oled imet teinud. Ta on raskest haigusest terveks saanud. Ja Jumal, ka see, mis täna takistas teda siia kirikusse tulemast ja tema perekonda, Jumal, ma õnnistan neid. Ja ma palun, Jumal, sinu tervendavat puudutust. Nii talle kui ka teistele, Jumal, kes vaatavad. Sina ise tõestad oma olemasolu, selleks ei ole meil vaja suuri reklaame teha, Jumal. Sina tõestad, kui me usume seda, kui me palume seda, kui me anume seda, siis see asi kõik toimub. Olgu õnnistatud need vabad päevad, mis ees ootavad, jõulupühad, uus aasta, mis tuleb. Jumal, hoia igasuguste ohvrite eest
mis võivad kaasneda ka selle pidude pidamisel. Jumal, hoia Eestimaad, eriti noori, Jumal. Ja Jumal, ka see, millest ma rääkisin, see ei ole mitte väljamõeldis, see asi toimib väga aktiivselt maailmas, kus noori kasutatakse juba teatud eesmärkidel, et nad on alaealised, neid karistada ei saa. Aga Jumal, me nagu palume praegu, et sa sulged kõik need uksed ja Jumal, ka need, kes juhivad seda asja kõik, et saaksid oma karistuse ja oma sellise, nagu öeldi juba, neid on üle 100 on arreteeritud. Aga Jumal, mitte siin Eestimaal, aga see kõik võib ka jõuda Eestimaale, kui ta ei ole juba jõudnud. Issand, me õnnistame meie maad, meie rahvast, ka meie valitsust, Jumal, meie juhte. Jumal, kui ka seal on mitte seda jõuluvalgust ja tehakse asju, millest iialgi Jeesus osa ei võtaks, aga Jumal, sina oled armuline Jumal ja sa ei taha, et keegi hukkuks, Jumal. Sellepärast me palume õnnistust ka koolidele, kus on küllaltki pingelised olukorrad. Jumal, õnnista Eestimaad, õnnista Maarja maad, Jumal. Jah, Maarja südamest läks mõõk läbi, kui Jeesus oli piinatud ja tapetud. Aga Maarja nägi ka seda, Jumal, et ta poeg äratati üles ja ta elab ja haud on tühi. Haud on tühi. Jeesuse haud on tühi. Issand, me täname kõige selle eest. Jäägu sinu arm ja rahu meie kõikidega. Issand, õnnista kõiki, kes siin on. Ja võtame vastu ka selle lõpuõnnistuse. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale, olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu. Kalli kolmainu Jumala, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Aamen.